Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt, Jeesuselt Kristuselt. Jutluse aluseks on Apostlite raamatust 3. peatükist salmid 12-20. Seda nähes hakkas Peetrus rahvale kõnelema. Iisraeli mehed, miks te imestate selle üle või miks te ainiti vahite meid, otse kui meie oleksime oma erilise väe ja jumalakartlikkusega selle mehe pannud kõndima? Abrahami Jumal ja Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal, meie esiisade Jumal on kirgastanud oma sulase Jeesuse, kelle teie olete reetnud ja ta ära salanud Pilatuse palge ees, kui see oli otsustanud tema vabaks lasta. Teie salgasite ära püha ja õige ning palusite, et teile kingitaks mees, kes oli mõrtsukas. Teie tapsite elujuhi, aga Jumal on ta surnuist üles äratanud, selle tunnistajad oleme meie. Ja kuna tema siin, keda te näete ja tunnete, on uskunud Jeesuse nimesse, siis on see nimi teinud ta tugevaks ja usk, mis tuleb Jeesuse läbi, on talle andnud täie tervise teie kõikide silme all. Ja nüüd, vennad, ma tean, et te olete seda teinud teadmatusest, just nagu teie ülematki. Jumal on aga sel kombel täide saatnud kõigi oma prohvetite suu kaudu ennustatu, et tema võitu peab kannatama. Parandage siis meelt ja pöörduge, et teie patud kustutataks, nii et Issandalt tuleksid kosumisajad ja ta läkitaks teie jaoks määratud Messia Jeesuse. Aamen. Istuge palun. Tänase jutluse võiks jagada järgmiste märksõnade järgi. Ime, noomimine, tunnistus, usk, andestamine ja meeleparandus. Need elemendid tulid kõik sellest tekstist välja, mida just äsja kuulsite. Kuid sattusin lugema just huvitavat raamatut, mis kõneles armastusest kui teest võidule. Ning see pani mind nägema kogu tänast teksti hoopis armastuse võtmes. Kui mul ei oleks armastust, siis kõik ülal loetletu oleks tühine. Tänane tekst algab sõnadega seda nähes. Me võime küsida, mida nähes? Sellele küsimusele vastuse leidmiseks peame minema ajas tagasi. Sest selleks, et mõista, mis toimus templi väravas, peame mõistma, mis toimus nende inimeste sees. Me võime püüda vaadelda selle mehe silmade läbi, kes oli jalutu ja istus, mida tema nägi, aga ka, mis võis olla Johannese ja Peetruse silmis, mida nemad nägid. Peetrus ja Johannes ei olnud alguses erilised. Nad olid kalamehed, töötegijad, kes elasid oma igapäevast elu. Nad olid tõenäoliselt sõbrad juba enne, kui Jeesus Kristus nad kutsus. Ja siis Jeesus kutsus nad. 3 aastat koos Jeesusega ei olnud lihtsalt õpetus. See oli elu muutus. Nad nägid imesid, tervenemisi, nad nägid andeks andmist ja armastust. Aga kõige olulisem, mida nad õppisid, oli mõistmine, et Jumal on elav. Nad avastasid, et Jumal ei ole kauge ega külm, vaid et ta on armastuse kehastus. Me elame maailmas, kus hinnatakse oskusi, teadmisi ja saavutusi. On öeldud, et inimene suudab tehniliselt teha peaaegu kõik. NASA insenerid kinnitavad, et kosmoselend võib olla peaaegu täiuslikult ette valmistatud.
Aga kui valmistutakse saatma inimesi Marsile, see kestab umbes 1,5 aastat. Ühes väikeses kinnises ruumis, siis suurim probleem ei ole tehnika. Suurim probleem on inimene. Kas nad suudavad koos elada? Kas nad suudavad üksteist taluda? Kõige raskem ei ole ehitada masinat. Kõige raskem on hoida südant avatuna teise inimese suhtes. Kui me vaatame Peetrust, näeme inimest, kes on väga sarnane meile mõnes mõttes. Ta oli julge, ta astus paadist välja, kui oli torm ja Jeesus seda palus, julgustas tegema. Ta haaras mõõga, kui Jeesus kinni tuldi võtma ja sõdurid ümberringi olid, ta ei kartnud, et sõdurid võivad ta tükkideks, osadeks raiuda. Aga samas oli ta ka habras. Kui tuli kriitiline hetk, ütles ta Jeesusest lahti. Ta ütles lihtsale tüdrukule, ma ei tunne teda. Ta ütles veel mõnele mehele, kes leidsid, et ta on galilealane. Kolmel korral. Ma ei tunne seda meest. See ei olnud lihtsalt eksimus. See oli Peetruse murdumine. Ja me võime küsida, kas meie oleksime olnud selles olukorras paremad? Kas meie julgus sõltub olukorrast? Kas meie usk võib samuti kõikuda? Peetrus näitab meile ausalt, inimene võib korraga olla nii tugev kui nõrk. Aga lugu ei lõppe siin. Pärast ülestõusmist otsib Jeesus Peetruse üles, lõkke ääres. See on väga sümboolne hetk, sest Peetrus salgas Jeesuse samuti lõkke ääres. Ja nüüd samasuguses olukorras toimub midagi uut. Jeesus ei süüdista. Ta ei meenuta süüd. Ta küsib, kas sa armastad mind? Samuti 3 korda. Ja iga kord ei ole see lihtsalt küsimus. See on andestus, see on taastamine, see on uus algus. Siin peitub ka meie usu saladus. Kestev usk sünnib armastusest. Ja nüüd tuleme tagasi sinna templi väravasse, selle mehe juurde, kes istub, kes on toodud sinna, et koguda almust, et ära elada. See mees ei ole kunagi kõndinud. Ta sõltub teistest ja iga päev kordub sama. Ja siis tulevad Peetrus ja Johannes. Ta ootab raha, aga Peetrus ütleb, mul ei ole. Hõbedat ja kulda mul ei ole. Aga mis mul on, seda ma annan sulle. Mis tal siis oli? Ta ei olnud rikas. Tal ei olnud võimu. Aga tal oli midagi palju olulisemat. Tal oli Jeesus. Tal oli usk ja tal oli armastus või kaastunne. Ja ta ütleb, Jeesuse Kristuse nimel tõuse ja kõnni. Ja mees hakkas kõndima. Mis siis tegelikult juhtus? Peetrus ütleb hiljem tekstis, et see ei olnud nende endi vägi. See oli usk Jeesuse nimesse. Ja see on oluline. Usk ei ole lihtsalt mõte. Usk on usaldus, mis tegutseb. Apostel Paulus kirjutab, kui mul ei ole armastust, siis ei ole mul midagi.
veel kord, sul võib ju kõik olla, aga kui see kõik on ilma armastuseta, siis sul tegelikult ei ole midagi. Ja Paulus seda ütlebki siin. Kui mul ei ole armastust, siis mul ei ole tegelikult midagi. Ja Johannes kinnitab, Jumal on armastus. Millise järelduse me teeme? Usk ja armastus ei saa lahus eksisteerida. Usk kasvab välja armastusest. Kui meie südames ei ole armastust, siis meie usk jääb nõrgaks. Täna kutsutakse meid kõiki peatuma ja küsima, milline on minu olukord? Kas minus on armastust? Kas mina suudaksin elada koos teistega ilma, et mu ego lõhuks suhteid? Kas mina suudaksin kanda teist inimest? Kas mina olen inimene, kelle kaudu Jumal saab tegutseda? Võib-olla sa tunned täna, et oled nagu see mees templiväravas. Oled oodanud, oled lootnud, aga midagi ei ole muutunud. Võib-olla oled väsinud, võib-olla oled pettunud, võib-olla oled kaotanud usu. Ja võib-olla sa ei ootagi enam suurt midagi. Aga täna kõlavad sulle samad sõnad. Vaata meie peale. Jeesuse Kristuse nimel tõuse ja kõnni. Võib-olla sinu jalad ei ole haiged, aga sinu süda on väsinud. Võib-olla sinu elu väljas toimib, aga sees on tühjus. Ja Jumal ei ütle sulle täna, pea veel natukene vastu. Ta ütleb, tõuse, ma annan sulle uue alguse. Ja võib-olla oled sina täna hoopis nagu Peetrus. Sa tead, mis on usk. Sa oled kunagi olnud lähedal, aga midagi on juhtunud. Sa oled eksinud, sa oled taganenud. Sa oled vaikinud siis, kui oleks pidanud rääkima, või oled rääkinud siis, kui oleks pidanud vaikima. Ja kuskil sees on tunne, kas ma olen veel kõlbulik. Aga kuula, Jeesus ei küsi täna, miks sa eksisid. Ta küsib, kas sa armastad mind? Sest seal, kus on armastus, seal sünnib uus usk. Sa võid mõelda, mul ei ole piisavalt usku. Mul ei ole piisavalt jõudu, mul ei ole midagi, mida jagada. Aga Jumal ütleb, kui sul on minu poeg, siis sul on kõik. See maailm ei vaja ainult rohkem teadmisi. See maailm vajab inimesi, kelle usk elab, kelle süda armastab ja kelle käed on valmis aitama. Täna seisab Jumal sinu ees ja küsib, kas sa usud, et mina võin? Kas sa usud, et sinu elu võib muutuda? Sinu süda võib saada terveks, sinu kaudu võib keegi teine tõusta. Kui su südames on täna igatsus, siis ütle vaikselt oma kohal olles, oma südames. Issand, ma usun, aita mind seal, kus ma ei usu. Tule minu ellu, muuda mind. Sest Jumal ei ole kaugel. Ta on siin samas. Ja tema armastus ei jäta sind sinna, kus sa oled. Ta tõstab sind üles. Ta paneb sind kõndima ja ühel päeval jooksma. Mis mul on, seda ma annan sulle. Ärgu jäägu see lause vaid sõnadeks. Las see saab meie elu motoks. Tänane tekst algas sõnadega, seda nähes. Mida nägi rahvas, seda me teame. Ta nägi jalutut, kes tõusis ja kõndis. Mida aga nägi jalutu? Ta nägi Peetruse ja Johannese silmis nii kaastunnet ja lahendust usu kaudu. Usk Jeesusesse oli see,
mis muutis mehe elu. Ja ma palvetan või palvetame, olge minuga kaasas. Istuge. Issand Jeesus Kristus, me tuleme